Tere varajast lõunat kõigile kinnisvaraärist huvitatutele. Mul on hea meel, et sa oled täna valinud, et tulla kuulama Arko Vara veebiseminari teemal, kuidas alustada kinnisvaramaakleri karjääri 2 korda kiiremini, ilma et sa peaksid omama eelnevaid teadmisi või suurt algkapitali. Luba mul öelda, et see, et sa tunned selle äri vastu huvi, räägib sinu kohta juba üht. Sa oled õigel teel. Sellepärast, et just kinnisvaraäri on julgetele nagu sina, kes oled meid tulnud täna siia kuulama. Iga äri on väljakutse ja see, mida me just täna aitame sul lahendada, ongi see küsimus, et kuidas ma alustan siis 2 korda kiiremini, kui mul ei ole kogemusi, ei ole raha, ei ole ka piisavalt kliente, siis täna me räägime sulle just nendel teemadel. Minu nimi on Kristel Torop, ma olen Arko Vara kinnisvarabüroo personalijuht ja vestlen igapäevaselt inimestega, kes soovivad alustada oma ettevõtja karjääri just kinnisvaramaailmas. Ja meie tuntuima ning mainekaima kinnisvarabrändi katuse all saavad täna oma hariduse ja võimaluse edukat äri teha juba üle 100 maakleri ja kinnisvarahindaja. Ma ei ole täna siia tulnud üksinda rääkima, mida mina tean, vaid ma olen täna võtnud endaga kaasa ühe mehe, kes on olnud siin äris juba 18 aastat. Ta on koolitanud 100 maaklereid ja aidanud ehitada, ütleme siis ka 100 edukaid ärisid. See on meie üks ja ainus Elari Tamm. Tere hommikust, Elari! Tere, Kristel! Tere kõik vaatajad! Mina olen tõesti Elari Tamm ja olen kinnisvarabüroo juht, Arko Vara kinnisvarabüroo tegevjuht ja partner ja 18 aastat jookseb kinnisvaraäris. Nii et olen aidanud siis kinnisvaramaakleриtel saada õigeid harjumusi, müügistrateegiaid ja müügitaktikaid. Nii et see on olnud minu peamine karjäär. Mul on hea meel, Elari, et sa oled võtnud need 45 minutit, et tulla täna minuga siia rääkima meie kuulajatele 3 saladusest, mis aitavad alustada 2 korda kiiremini kui kusagil mujal büroos. Ja hea kuulaja, kõige lõpus ma luban, me anname sulle ühe praktilise tööriista, mida sa saad kohe kasutada, et oma püstitatud eesmärgid ellu viia. Et sa võtaksid sellest 45 minutist maksimumväärtuse, siis palun pane kõik segajad ära. Telefon hääletule, taustasegajad kinni, pole vaja praegu telekat ega muusikat, võtta pastakas ja paber ning keskendu ja saa teada, kuidas sa siis ikkagi saad alustada 2 korda kiiremini ilma algteadmisteta ning ilma suure algkapitalita. Aga enne kui me lähme nende saladuste juurde, siis alati on põnevad need alustuslood. Elari, sa oled olnud 18 aastat siin kinnisvaraäris, sa oled näinud paremaid ja halvemaid aegu, aga räägi, kuidas sinu algus välja nägi, sest mina olen kuulnud sellest, et 2 esimest nädalat möödusid sul kuskil aknalaual. Kujutage ette, tõepoolest aasta oli 2004 ja ma olin teinud kõike muud, ma olin teinud noorsootööd, ma olin teinud nagu muud tööd, aga ühel hetkel minu sõber kutsus või tuttav kutsus, et kuule, ole hea, et Elari, sa võiksid tulla ja proovida kinnisvaramaakleriina. Miks mitte? Üks mu sõpradest ütles veel, et Elari, et sina oled nii kõva suhtleja, et sa kindlasti peaksid seal olema. Ja ma läksingi ja ma kandideerisin ja ma saingi. Ja ausalt öeldes esimesed 2 nädalat ma olin akna peal, sest 2004 hakkas juba teatud mõttes selline buumieelne aeg juba käis ja ei olnud kohti kõigile. Ja see algus oli rabe, ma 9 kuu jooksul tahtsin, ma arvan, 9 korda juba alla anda, aga minu treenerid ja minu juhid keelitasid mind mitte seda tegema. Ma olen neile väga tänulik sellest, et nad ei lasknud mulle alla anda. Ja vaatamata selle, et see algus oli raske, ei olnud sellist koolitust, ei olnud sellist tuge, nagu on täna kinnisvarabüroodes ja ka Arko Varas. Et ma usun, et need, kes täna alustavad, nendel on oluliselt lihtsam ja õnnestumine on oluliselt suurem. Aitäh sulle, Elari, selle jagamise eest, et see on alati põnev kuulamine, sest see aknalaua küsimus tekitab oma küsimusi nii-öelda. Hea kuulaja, kujuta nüüd ette, et see on sinu elustiili äri. Sa oled kinnisvaramaakler, sa oled edukas, sa oled õnnelik, sa saad pakkuda klientidele väärtust, neid rõõmustada ja sellest kõigest ise rõõmu tunda. Ma arvan, et selline mõttepilt meeldib kõigile ja see on kuhu poole püüelda.
Aga kuidas sinna saada, kuidas siis sinna püüelda? Lähme nende põnevate saladuste juurde ja me oleme need saladused kategoriseerinud nii-öelda 3 O-ks. Räägime oskustest, omadustest ja ootustest. Lähme esimese O juurde, milleks on siis oskused. Ja minu küsimus selles suhtes, Elari, sulle on see, et kas müük on õpitav, sest nagu me teame ikkagi, et mingi osad müügiinimesed õnnestuvad, aga teised ei õnnestu. Ja, no üks on selge, ühed inimesed usuvad endasse ja teised ei usu. Ja rääkimata sellest, et sa pead uskuma ka oma tootesse ja oma teenusesse. Et need on sellised kriitilised asjad. Et kui me räägime sellist esimest oos, siis pigem ongi see sama küsimus, et kas need oskused, mis on kinnisvaramakleriks või kinnisvaramakleri karjääri ja äri jaoks vajalikud, kas need on õpitavad. Aga enne kui sinna minna, minu meelest tõesti sa küsisid hea küsimus, et kas müük on õpitav ja vastus on ja, müük on suures osas numbrid. See on nii nagu korvpallis on lihasmälu, et sa viskad ja sul käsi nagu mäletab seda, siis tegelikult on ka müügis nii, et sa saad teatud asjad nagu lihasmälusse endale ära õppida. Ma nõustun ja ma arvan, et nagu suures pildis on igale ühele aru saada, mida maaklerid teevad. Et ta otsib kliente ja siis vastavaid objekte ja siis nii-öelda leiab sobivad ja siis läheb tehingusse. Aga just see, et kui me täna räägime ka sellest kiiremini käivitumisest, et mis on nagu see, mida sa pead nagu päriselt oskama, et jah, okei, müük on ju, aga ma arvan, et seal on nagu midagi rohkemat, et ole hea, Elari, jaga seda poolt, et kui meil ikkagi puuduvad need kogemused ja ma ei tunne ka kinnisvara äri, kas siis see pool on ka nagu õpitav? Absoluutselt on õpitav, et kinnisvaramakler on tegelikult selline väga huvitav positsioon ostja ja müüja üürniku vahele. Et kui kinnisvaramakler vahendab kinnisvara ostu, müüki, üüri, renditehinguid ning annab kinnisvara konsultatsioone, siis tegelikult see on nagu selline tehniline teadmine, mida on võimalik õppida. Nüüd suures pildis võiks öelda nii, et ostjad ja müüjad on väga erineva motivatsiooniga. Müüjad võib-olla nimetaks niimoodi kassideks ja ostjaid koerteks ja sageli need kaks omavahel ei pruugi nagu kõige loomulikumalt läbi saada ja loomulikult tulge öelge mulle, et on erandeid ja ma usun teid, aga maakler nende vahel loob seda suhet ja aitab nendel kahel osapoolel jõuda kompromissideni. Ja rõhuasetus on just kompromissideni, nii et üks osa, mida siis maakler tegelikult, ma ütleks, et peaks kindlasti oskama või õppima selgeks, on see, et kuidas neid osapooli omavahel nagu kokku tuua. Ja siis ta võtab selle pinge nende mõlemalt ära ja teeb selle protsessi hästi meeldivaks. Nii et kõik need on tegelikult õpitavad. Rääkimata siis tehnilistest teadmistest ja õigusteadmistest ja turundusteadmistest ja muudest asjadest. Ma võtaks nagu kas ma saan nagu õieti aru, et maakler on ennekõike inimeste äris ja alles siis kinnisvaras? Absoluutselt, et esimene asi ja see on sageli, milles eksitakse, et ma tahan kinnisvara ärisse, et see on raha, see on kinnisvara, see on disain, aga enne kõike oleme me inimeste äris, inimeste suhted, inimestega töötamisel on alati osapooleks emotsioonid, vahest on need üleval, vahest nad on all ja eriti sellise väga tundliku teema nagu kodu ostmine, kodu müük, nii et ma arvan, et maakler enne kõike on ka niisugune hea psühholoog, kes õpib kuulama oma kliente ja siis nendele pakkuma vajalikke lahendusi. Kui me lähme nagu natuke konkreetsemaks, et kui inimesed küsivad, et kas mul on nagu sobiv, piisav haridus, mida õppida ja kas mul ikkagi selleks on õiged algteadmised olemas siis ja eeldused, et kui sa tooksid välja need peamised oskused, et mis need olla võiksid? No, esimene oskus number 1, mida õppida ja mida nagu teadvustada on see, et ettevõtlikkus kui selline, mitte ettevõtlus, aga ettevõtlikkus. Ja ettevõtlikkus on see, et inimeses on olemas sellised oskus olla initsiatiivikas. Ta lihtsalt hakkab märkama asju. Ja hiljuti ka oma juhtide koosolekul ma esitasin sellise küsimuse, et üks meie põhiväärtusi on seesama märkamine ja panustamine või avatud olemine, et kas see on õpitav, et see on õpitav ja see ettevõtlikkus on õpitav, aga seal on oluline tõesti see, et sa teed vahet ettevõtlusel ja ettevõtlikkusel. Üks on initsiatiivikus, sa otsid võimalikke lahendusi
ja teine oskus, mis on vajalik, on suhtlemisoskus. Et esimene on ettevõtlikkus, sa leiad äri, sa otsid äri, siis teine on see, et kui sa siis seda leiad, siis sa pead oskama ka inimestega suhelda ja rääkida. Nii et sulle peavad inimesed meeldima, nende aitamine peab sulle meeldima, läbirääkimised peab meeldima, et selline kommunikatsioon, ütleme teisi võib-olla sõnu, et sa kaevad ennast inimese sisse ja siis püüad aru saada, mis seal toimub. Ja siis kolmas on tegelikult turundus ja müügioskus. Ehk siis turundus on täna kriitilisem kui varem, kuigi ma võib-olla nagu liialdan, et kas varem ei olnud turundust. Ma arvan, et täna lihtsalt on seda müra nii palju, et küsimus on, kuidas teha turundust, mis siis tegelikult jõuab inimesteni ja eriti, kui sa oled veel autentne müügiinimene, sa päriselt tahad inimesi aidata, et kuidas jõuda siis nagu inimesteni läbi oma turunduskanalite. Nii et 3 oskust on ettevõtlikkus, suhtlemisoskus, turundus ja müük, mis võiksid olla sellised põhi nagu alustalad, mille peale oma maakleri karjääri ehitada. Kui nüüd kõik need 3 oskust nad on ka omandatavad ja nad on õpitavad. Kui nüüd hea kuulaja sa jääd mõtlema, et okei, aga kus ma neid siis nüüd õppima hakkan, siis näiteks ka Argo Vara kinnisvarabüroos meil on nende küsimustele suunatud treening, mis nagu vastab, et kus see ettevõtlikkus tuleb, see suhtlemisoskus, see turundus ja müük A316 ja ka meie startup koolitus just nendele teemadele ja muudele olulistele teemadele tegelikult keskendub ja lahti seletab. Et Elari, kas palun mõne sõnaga jagaksid meie A316 treeningut? Ja, A316 on meie võtmetreening alustavatele siis ettevõtlikele maakleritele ja spetsialistidele ja mis aitab siis 3 nädala jooksul 1,5 tundi päevas üle päeva, siis 3 nädalat, 1 eesmärk, 6 teemat, kus me läbime intensiivselt põhilised maakleri karjääri sellised teemad, töö müüjaga, töö ostjaga, hinnaga ja need on nagu sellised alustalad, millega saab siis alustada iga maakler juba individuaalset äri. Nii et 3 nädalat intensiivset käivituskoolitust, kus täpselt kõik need olulised teemad me läbi käime. Ja just ka sellest tulenevalt me ütlemegi, et need oskused on omandatavad. Esimese saladust võibki niimoodi kokku võtta, et kõik vajalikud eduka kinnisvaramaakleri oskused ongi õpitavad ja meie Argo Vara kinnisvarabüroos seda toetame ja üheks näiteks ongi just see alustajatele suunatud A316 treening, mida Elari rääkis. Siit liigume edasi teise saladuse juurde ehk teine O, milleks on omadused, et milline on siis see inimene, kes sobib üldse kinnisvaramaakleriks, mis ta ennast kannab, mis ta sööb, kus ta käib. Et kindlasti on see, et kuulajate seas ja üldse levinud on niisugune, et on hirm, kas minus on ettevõtjad, kas ma saan hakkama, et lihtne on leida vabandusi, mis ongi nagu see peidetud hirm, et see vabanduste otsija või see lubaja, kes lubab sul hommikuti kauem magada, sest sa väärid seda, sa olidki liiga väsinud, selle lisakoogitüki võtmine, kui sa just olid lubanud, et sa hakkad tervislikult toituma või ma arvan, paljudele tuttav kindlasti see ka, et ma läheks jooksma, aga üks pilveke on taevas, vist hakkab sadama, ma täna ei hakka minema. Et Elari, et milline see inimene siis nagu peab olema või peaks olema, kes oleks õige kinnisvaramaakler, Argo Vara talent, nagu me nimetame? Ja. Kõige esimene asi on vastata küsimusele, mida sa tahad, mida inimene tahab. Ma arvan, see on selline sügavalt oluline küsimus, mida inimene peab oskama vastata. Et kui ma küsin su, mis sa tahad, siis sa ütled, ma tahan seda. Ehk siis esimene, see võib-olla on raske öelda, et mis on see omadus, et kas see on see omadus, aga inimene teab, mida ta tahab. Ja võib-olla siis omadus otsida, omadus on selline, et inimesel on selline sisemine oskus või tahe otsida üles see oma põhjus. Omadused on suures osas see, mida inimene enda kohta ise räägib. Inimene on selline, nagu ta räägib, et me räägime seda, mida me endast mõtleme ja paljud asjad, mida inimesed endast räägivad, ei ole üldse kasulikud. Ma arvan, et mõnigi inimene on pannud tähele, et ta ütleb, ma pole suhtleja, ma pole seda, ma pole teist, aga
aga selle peale tasubki küsida, aga mis sa elus tahad saavutada ja siin tulebki nagu kaks asja, et üks on see, et see, mida sa räägid ja see, mida sa tahad saavutada, need peavad olema kooskõlas. Üks olulisem omadus on enda juhtimise oskus. Sulle meeldib endale seada eesmärke ja seada neid ja ka ellu viia. Ehk siis, kui sa oled vähegi selline inimene, kellel on nagu enda juhtimise oskus nagu paigas, seda võib nimetada nagu distsipliin iseendaga, siis see on väga hea omadus tegelikult kinnisvaramaakleri karjääri jaoks. Teine on ambitsioonikus. Sa ei ole rahul sellega, mis on. Et mitte see, et sa oled lihtsalt rahulolematu inimene, vaid sa tead, et sa suudad paremini. Ja kolmas omadus on see distsiplineeritus, et järjepidevus asjade ära tegemisel. Et kui need kolm tegelikult nagu üritused kokku panna, siis see on väga hea kompott jälle selleks, et saavutada kinnisvaramaakleri karjääris edu. Täpselt nii. Enda juhtimine, ambitsioonikus ja see järjepidevus. Ma teen neid õigeid tegevusi. Mulle just meeldib ka Elaris ise ka räägid sellest kogu aeg nende õigete tegevuste järjepidev tegemine ja siis ma jõuan sinna enda püstitutud eesmärgini. Et kui siit võtta ka seda teist ood ja neid omadusi, seda saladust kokku, siis et need omadused on ka arendatavad. Et tunne oma tugevusi, tea oma nõrkusi, aga tee tööd sellega, mis on see õige osas ja meie juures Arko Varas kindlasti saavad sinu tugevused, hea kuulaja, tiivad. Et kui sa tahad olla ettevõtlik, siis sa oled ambitsioonikas ja sa tahad neid ellu viia, siis Arko Varas me anname sulle vajaliku keskkonna tööriistad, et kus sa saad just oma omadusi arendada ja need saavad sinu veel tugevamateks poolteks kasvada. Kui me siit lähme nüüd edasi selle kolmanda saladuse juurde, ehk selle kolmanda O juurde, siis me räägime ootustest. Ootused, mis kinnisvaramaakleril on. Ja kindlasti see üks suur küsimus on alati raha, alati teenimine, see sisemine barjäär, kas ma teenin piisavalt, elan ma ära ja teiselt poolt on kindlasti see ka, et kas maaklerite jaoks on ruumi turul. Jälle üks maakleri juures, teine juures, et kas minu jaoks on ka veel ruumi, kas ma löön läbi. Et kui nüüd keegi meie kuulajatest ütleb Elari, et maakleid on juba liiga palju ja niikuinii pole mõtet enam siia tulla. Kuidas sa vastad sellele mõttele? Ma vastan nii, et keskpäraste maaklerite jaoks tõepoolest turul ruumi enam ei ole. Ei ole ruumi enam nendele inimestele, kes tahavad lihtsalt teha keskpäraselt asju. Keskpärane on ammu out, nagu öeldakse, et suurepärane on in. See tähendab seda, et tegelikult need inimesed, kellel on kirg kas müügi või numbrite või kinnisvara selle disaini vastu, arhitektuuri vastu ja seal juures see müügi element nagu ka peab olemas olema, siis ma arvan, et nende jaoks on alati ruumi. Ma nõustun, ma täiesti nõustun. Vestlustel ma näen seda ja mul on täpselt sama see, et selle suurepärase jaoks on alati tegelikult ruumi, ükskõik mis valdkonnas sa tegutsed. Täpselt nii. Teine pool on see raha küsimus, eks ole, et palju mul on siis üldse võimalik see esimesel aastal teenida. Ma tean, et meie tiimis on inimesi, kes teevad kohe üle esimene aasta 50 000 käivet, pole küsimustki, aga jah, kuidas sa jällegi seda poolt avad, seda teenimise poolt esimesel aastal just? Jaa, tead, see sõltub väga sageli inimesest. Ma olen näinud inimesi, kes esimese aastaga teevadki 50 tonni ja rohkem. Võib-olla küsimus on selles, et kui inimene nagu mõtleb kinnisvaramaakleri karjääri peale, et kas ta mõtleb tüüpilise töö peale, kas ta mõtleb et see töötamise viis on selline nagu palgatöötamise viis või palgatöötamise viis, siis ma siin nagu tõmbaks hästi selge vahe, et enne kõike kutsume me inimesi ärisse. Kutsume teid ärisse võtma Arko Vara bränd, kõik meie teadmised, seesama koolitused, treeningud ja ehitame selle peale. Meil on üks inimene, kes suutis teha 5 kuuga 100 000 juba käivet. Ehk siis tegelikult see sõltub paljuski inimest. 50 000 on väga tehtav. Tead, millest see sõltub? Kristjan, see sõltub väga paljuski sellest, kas inimene on nõus oma harjumusi muutma. Nii et raha number väljendab üldiselt meie harjumusi. Ja see on jälle õpitav. Ma isiklikult olen tajunud, kuidas see on õpitav, kuidas see mõtteviis peab muutuma. Nii et meeles pidama peab lihtsalt seda, et kõik need oskused on õpitavad ja ootused ja oskused peavad käima omavahel käsikäes. Kui inimene ootab, et ta teenib kohe väga palju raha, aga tema oskused on hästi madalal,
teisisõnu tema väärtuspakkumine klientidele on alguses hästi väike, siis seal tuleb see vahe sisse, nii et ja ütleks nii, et kui inimene on ka kogenum, ka vanuse mõttes kogenum, siis kindlasti tuleb see tegelikult maakleri karjäärist talle kasuks. Sellepärast, et tal on mingid ootused juba elus nagu paigas ja ka mingid oskused, et ta saab nende pealt hakata liikuma, nii et võib-olla see vastas su küsimusele. Ja, ma võtsin ka siit selle, et just see palgatöö ja ärisse, et see on ka selline mugavustsooni küsimus ka, eks ole. Kas sa tahad olla mugavustsoonis või sa oled valmis nii-öelda äri, et ma arvan, edukas äri ei toimu tegelikult seal mugavustsoonis? Ja kusjuures, kui me räägime sellest kinnisvaramaakleri karjäärist ja sellest ärist, siis me räägime tegelikult, et see lävend astuda või alustada karjääri on väga madal. Me oleme teinud selle Arko Varas väga madalaks. Inimesel veel kord, nagu sa ise alguses ütlesid, ei pea olema nagu rahakotti seal seljakotis kaasas, vaid ta tegelikult vajab selle esialgset investeeringut just selle, et kuidas ta selle käivitusperioodil hakkama saab. Ja nagu ma ütlesin, see on väga erinev, aga kui inimene teeb nende treeningutele kaasa, ta harjumused aitavad tegelikult saavutada tulemusi. Ta tegelikult saavutab päris kiiresti tulemusi, aga peaks mõtlema nagu ettevõtjana, mitte palgatöötajana, sest siis on tõesti see, ma usun, et see äri ei ole nende jaoks, kes mõtlevad kui palgatöötajad. Kindlasti nõustun sinu mõttekäiguga. Ma tulen korraks veel selle juurde tagasi, et seal ikkagi selle konkurentsi ja turul on nagu palju, et okei, on ju, keskpäraste jaoks pole ruumi, suurepäraste jaoks on, aga kui mul ikkagi on nagu see, et mul nagu see konkurents on nii tihedaks läinud, et kas mul ikkagi see õnnestumise, kas minul kui alustajal selle tõttu see õnnestumise protsent ongi, kui sa ütled ka, mul see väärtuspakkumine pole veel nii suur, nagu kas see õnnestumine venib, et ma pean nüüd ootama või kuidas selle poolega? See on väga hea küsimus. Esimene on selge, et kinnisvaraäri ja maakleri äri ei ole kõigi jaoks. Ma usun, et müügitöö on üks raskemaid töid üldse. Ja seetõttu me ei näe siin tunglemist. Siia ei taha kõik tulla ja see ei ole kõigi jaoks. See on tegelikult nende jaoks, kes tahavad saavutada elus erakordseid tulemusi. Nende jaoks, kellele meeldivad inimesed, kellele meeldib neid teenindada, kellele meeldib just kodudega teha tööd, eks ole. Inimestel aidata kodusid leida ja müüa neid. Ja see on teatud mõttes selline nagu sisemine kirg inimeses endas. Ausalt öeldes, selge on see, et kui sa ei ole seda proovinud, siis sa ei tea seda. Ja ma arvan, et see ei ole küsimus selles, et sa peaksid lihtsalt proovima neid katsetamise mõttes, et kui sa ikkagi tajud, et need asjad, mida me oleme rääkinud, mida kinnisvaramaakler nagu milline ta võiks välja näha, millised omadused ja oskused võiksid olla, siis tegelikult tasub just see 4-5 kuud anda endale seda aega. Ja kui sa võtad veel meie treeningu ja see 4-5 kuud, siis sa võid imestada, et sinus oli peidus palju rohkem, kui sa esialgu arvasid. Nii et see õnnestumise protsent sõltub suures osas sellest taas, et kas sa annad endale võimaluse esiteks, nagu päris võimaluse ja siis lased kujundada ka oma harjumuste. Võtame siit selle pealt nüüd selle 3. O ehk need ootused kokku. Mul meeldib öelda seda, et ootused on juhitavad ja elu näitab, et need kasvavad, kui sa oled koos just edukate inimestega. Et Arko Varas on sul võimalus tõsta oma ootusi, klaaslaagi on illusioon ja meie Arko Varas seda ainult lõhume, sest et tähtede poole liigume meie. Ja toetame siis, eks ole, kogu nende meie treeningute koolitustega just seda poolt, et need 4-5 kuud tõesti näitavad sulle seda äri ja sa jõuad juba kuskile, eks ole, et sul ei ole vaja ei jää venima see kõik see protsessu jaoks. Elari, sa tahad nüüd kindlasti millegi me oleme nüüd selle kokku võtnud, 3 saladust on ju, oskused, omadused, ootused, me arendame neid, õpetame ja omandame. Sellega me võtame see saladuspoole nii-öelda kokku ja lähme selle praktilise tööriista juurde, mis on sinu, Elari, jagada. Jaa. Esimene asi, kui sa täna mõtled kinnisvaramaakleri karjäärile, et kust alustada. Ja üks printsiip, mida ma alati õpetan, on see, et meie peamine roll selles äris on olla abiks. Me oleme siin selleks, et olla abiks. Nüüd küsimus on, kellele ma saan kõige rohkem abiks olla.
ja see esimene asi on see, et alusta soojade kontaktidega. Külmad kontaktid ei ole ilmaasjata nimetatud külmaks, nad on külmad ja soojadest kontaktidest saad sa oma esimese tehingu. See on esimene strateegiline ja juba ka tegelikult natuke taktikaline lähenemine, mida ma soovitan nendele, kes tahavad alustada. Alusta soojadest kontaktidest. Ja üks asi muideks veel, mis teeb sind edukamaks kõigist teistest. Ma jaaksin sellega ära. Kristel, kas on okei? Ma annan veel ühe boonuse. See on ainult super selles mõttes. Ma saan aru, et sa läksid oma lainele juba niimoodi. Koolituslainele. See meeldib mulle. Ma olen praegu koolituslainel, ma võiksin panna praegu tund aega järjest, aga see teine on see, mis eristab tegelikult suurepärased maaklereid keskpärastest. See ei ole töökus, see ei ole sageli see mõtteviisi hoiak. Need on ka sellised fundamentaalsed nagu alustoed ja need on väga olulised. Aga see üks asi, mis eristab kõiki teistest on see, et suurepärased maaklerid oskavad vihjeid hankida. Neil on olemas tehnika ja arusaam, kuidas hankida vihjeid. No mis asi on vihje? Vihje on kinnisvara ostu, müügi, üürisoov. Ta oskab neid hankida. Ta on selles osas väga süsteemne ja ta peab arvestust nendes osas. Et kui sa lähed keskpärase maakleri juurde ja küsid, hei, palju sul kinnisvara vihjeid on, siis ta ütleb, ma ei tea, 1, 2. Lähed tema juurde, ta ütleb, mul on 10 ja nii palju, et ma ei suuda neid ära hallata. See on palju huvitavam ja ma olen näinud, et need inimesed, kellel on palju kinnisvara vihjeid, need on väga palju edukamad kui need, kellel ei ole. Ja neid, kellel ei ole vihjeid, neid on oluliselt rohkem. Aitäh sulle, Elari. Meil on vedanud koolitaja näol, juhi näol ja ma väga tänan sind selle aja eest, mis sa tänasesse webinari oled panustanud. Aitäh, Kristeli, heade sõnade eest, edu kõigile ja Kristelil on teile midagi väga head veel rääkida. Täpselt nii. Aitäh, Elari. Mul on alati rõõm Elariga koos selliseid webinare teha ja arutleda kinnisvara maakleri karjääri teemadel. Kuid tõsi, nii nagu Elari mainis, siis mul on sulle nüüd, hea kuulaja, väga hea pakkumine, kas ma võin seda sulle esitleda. Kui sa alustad Arko Varas, siis mis sa siis saad? Mida mul sul pakkuda on? Turundustugi ja mainekaim ning tuntuim kaubamärk. Alustajate koolitused, millest me ka täna oleme rääkinud, mille väärtus küündib 5000 euroni. Meil on büroopind, kaasaegne töökeskkond, samamoodi alustajale mentori tugi kogenud maakleri näol, kes aitab eesmärgistada enesejuhtimist, toetab. Samamoodi IT-tugi ja ainult meil on selline maakleritele mõeldud keskkond nagu Avis. Otse loomulikult juriidiline tugi, superäge Arko Vara motivatsioonisüsteem, 24/7 online koolituskeskkond, et sa saaksid omale sobival ajal ennast täiendada, üle kuulata, üle vaadata ja olla oma ala tipptegija. Ja selle paketi väärtus, mida sa ka siin slaidil näed, küündib 10 000 euroni. See on ilus pakkumine, millest mul on alati hea rääkida. Ma loodan, et nii meie tänane jutt Elariga on suutnud sind inspireerima tegutseda. See pakkumine oli veel selline kirss tordil ja kui sa nüüd mõtled, siis et okei, et nüüd hakkasid näpud sügelema, et tahaks hakata tegutsema, siis kõige lihtsam viis on selle sama video all täita vorm ja registreerida ennast minuga vestlusele. Me otsime häid Arko Vara talente üle Eesti, nii et ükskõik, kus sa mind täna kuulad, siis anna endast kindlasti märku. Kui sa soovid mingeid küsimusi esitleda lisaks või tahad midagi täpsustada, siis samamoodi hea meelega ma vastan neile. Kirjuta mulle kristel.torop@arkovara.ee ja suhtleme ja anna endast julgelt märku ja teeme koos sinu unistused teoks. Elari tuli nüüd tagasi pilti. Ma panin oma mikrofoni ka tagasi. Tahtsin öelda, et minu meelest see oli väga lahe pakkumine ja sa kirjeldasid täpselt seda, mis Arko Vara teeb ja sa ütlesid, see on ligi 10 000 väärtus. Ma hakkasin mõtlema, et äkki keegi mõtles selle peale, et ta peab nüüd see 10 tonni välja käima. Aga see vist päris nii ei ole, vaid see on see, et me anname sulle väärtust 10 000 eest, millega sa saad teha siin äri ja sa saad alustada tegelikult, nagu öeldud alguses,
et põhimõtteliselt peab olema sul raha enda jaoks. Kuidas see Kristel tegelikult on? Täpselt niimoodi. Ma jäin selle peale ka mõtlema, et me küll räägime, et algkapitali pole olemas või pole vaja suurde siseta, aga 10 000 meil paluks. Et ei, sina ei pea meile maksma. See pakett, mida me sulle pakume, kui sa tuled Arko Varasse, on selles väärtuses. Ehk siis need muud, kui sa oleksid väljaspool meie bürood, siis sa peaksid sellise raha välja käima, et saada need koolitused, treeningud, selle toe, aga meie Arko Varasse panustame inimestesse ja tahame õpetada ja head äri teha inimestega koos. Ja sellepärast tõesti maksma eraldi keegi ei pea. Aitäh sulle selle elalise täpsustuse ja selgituse eest, ja siin ongi, kui kellelgi nüüd tekib küsimusi, kas ka selliseid, et oota, kas ma pean maksma või mitte, siis ikka kirjuta mulle kristel.orop@arkovara.ee. Ma tänan, et sa olid täna minuga ja sa võtsid selle aja. Ma südamest loodan, et sa tegutsed juba täna, mitte homme ega ülehomme, täna, sest head pakkumised, need ei kesta kaua. Ja ma jään su kirja ootama, ilusat päikselise päeva jätku, ilusat suve ja ma loodan, et ma kohtun juba teie kõigiga juba varsti. Uute kohtumisteni, ilusat päeva!